tere tulemast meie järjekordsetele seiklustele. Seekord siis nagu pealkirjast näha on, viivad meie teed Türki, Antalyasse ja sealt edasi Alaniasse. Ehk siis oleme need basic eestlased, kes lähevad lihtsalt korra päikest saama kuskile väga turistikasse kohta, aga loodame, et ikkagi nii-öelda on väärt seda, et ei ole, turistikas on ta nii või naa, aga et me leiame sealt mingeid natuke ägedamaid kohti ka. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love and love is free. Stick with me and I will guarantee you'll never selline tookene siis. Ma ei ole ise ka jõudnud kuhugi vaadata. Ai, kui ilus oranž vennituba. Magamistuba. Hommikul saab küll paremini näidata, aga seal peaks olema nüüd merevaade. Sinna poole on mägede vaade. Päris vinge. Täna ei ole mitte ühtegi asja tegelikult rääkinud eriti, aga ühesõnaga jah, nüüd oleme jõudnud siis kohale. Homme saame täpsemalt update'i anda, aga sõit siia on olnud päris pikk, et praegu lennujaamast tulime ka 2 tundi ja kõhud on nii tühjad, sest et meil oli kaasas ainult mingid kuivatatud mangot ja muidu oleme hommikusöögi peal, nii et lähme kräpama kiirelt kuskilt midagi hamba alla, siis ilmselt magama ja siis saab homme alustada nii-öelda esimese päevaga Türgis. Tere laupäeva hommikut meie poolt! Nüüd jõuame siis natuke rohkem nii-öelda update'i anda või üldse oleme välja puhanud niivõrd-kuivõrd sellest eilsest tervest trippimise päevast, sest et me alustasime oma reisi juba kell 10 hommikul, sõitsime isegi enne seda, sõitsime Tallinnasse, siis sealt 4 tundi lennukiga Antalyasse ja 2 tundi autoga Alaniasse. Eile õhtul kohale jõudes olime küll natukene väsinud, aga tegelikult on mõnus, hotelliga oleme rahul, käisime veel Tiiru linna peal jalutamas ja on täitsa mõnus, et valisime endale siukese apart hotelli, et natuke kulusi kokku hoida, siis saame ise süüa teha ja olla veits ruumiga rohkem. Mitte, et ma arvaks, et me seda kasutame, et siin ise süüa saab teha, aga ja see tea. Meil on see võimalus. Jah, täpselt. Aga kuna meid tervitab täiesti imeline, küll ainult 15 kraadi, aga tegelikult täiesti mõnusalt soe ilm vähemalt rõdu peal ja päike, siis ma arvan, et me käime ühel kiirel hommikusöögil ja sealt otse juba randa, sest et rand on meil ka siin mingi võib-olla 100 meetrit ja täna tuleb pigem kindlasti siuke aktiivsem päev, et kasutame ära võimalikult palju seda head ilma, mis täna veel on ja jah, vaatame Alania peal ringi. Ja me väsitame ennast õhtuks uuesti ära.
me oleme nüüd tulnud üles Alanya lossi juurde, tulime keebelkaariga, mõtlesime, et jalutame alla, aga hind oli täpselt sama, kas üks ots või kaks otsa, ehk siis võib-olla ei jaluta. Tulime sööma siia. Aga söömiseni on aega ligi 2,5 tundi, nii et senikaua lihtsalt teeme siin aega parajaks, aga mulle tundub, et jalutada üldiselt on väga-väga palju siin, et päris täpselt ei saa aru, igale poole saaks minna nagu Ülisegane on. Jalgrajad nii-öelda lähevad igale poole, et lihtsalt vali suund ja vaata vaateid, sest vaated on igal pool ja vaated on päris vinged. Ja. Nii et siin vaatame ilmselt siis ära ka päikseloojangu, kui päikseloojangut üldse tuleb, sest et tegelikult 4 lubas juba pilve minna, kell on 4 läbi. Praegu veel on hästi. Nii et naudime sooja õhtut. Hakkasime alla kõndima, sest see oli mingi ilus vaatekoht, aga mingi poole tee peal saime aru, et see on veits liiga all, nii et me lähme sinna ilmselt esmaspäeval ja hakkasime üles tagasi minema, aga valisime mingi otsetee ja nüüd oleme siin kuskil võsa vahel mingil matkarajal. Loodame, et jõuame kohale, muidu peame ilmselt veel uuesti alla minema ja jälle üles. Sellises kohas käisime me söömas siis just õhtusööki. Väga soovitame. Väga hea toit ja mõnus. Inimesed on küll Türgis ülisõbralikud, siiamaani pole kohanud nagu kedagi, oleks kuidagi kuri või midagi. Praegu näiteks lendasime siin kindluse juures drooni ja öeldagi, siis keegi tuli, ütles, et ole, et siin tegelikult ei tohi. Ütlesin, et okei, ühtegi märki ei ole ja siis saime aru, et me istusime märgi kõrval. Lennutasime drooni ja meile lihtsalt väga viisakalt öeldi, et tegelikult ei tohiks. On pühapäev, kell on 9 ja meie stardime mingile matkale, mingit koska kuskil vaatama, mingeid koopaid. 7 tundi peaks kestma matk. Pikk retk. Jah, tullakse võetakse meid hotelli eest mingi autoga peale ja siis eks näeb, mis meist edasi saab siin. Et pole õrnäemugi, lähme vaatame. Jah, me ei ole väga kindlad, et keegi üldse tulebki, sest see sõnum tuli eile, et ma ei tea. Väga õhtul hilja, et tegelikult homme tuleme, võtame peale ikkagi.
mingi Malta ploom. Kasvab niimoodi. tere! Oleme oma safarilt tagasi. Päev oli päris aktiivselt sisustatud. Päris palju sai tehtud, nähtud, käidud. Aga see Sepadere, mille pärast me sinna tegelikult läksime, üks kosk, sinna me tegelikult ikkagi ei jõudnudki. Nagu... Kinni oli? See oli kinni sellepärast, et jah, seal oli mingi... kuidas seda siis öeldakse eesti keeles nagu... Kalju otsast olid kivid pudenenud sinna tee peale, nii et tee oli ära lõhutud ja katki ja ohtlik lihtsalt igatepidi. Et lihtsalt seda mitte kuskil Getchor Guide'i kodulehel ega mitte kuskil selle kohta infot ei olnud. Ja ühel hetkel nad lihtsalt ütlesid, et kuule tegelikult, et sinna me ei hoopis ei lähegi. Ja kõige suurem selline kosk, mida me nägime, oligi see, mis me ka filmisime, mis ei olnud küll nagu... Tehislik väike vist, jah. Ja, et mitte midagi liiga erilist. Aga üldiselt päev ja tuur oli kokkuvõttes ikkagi väga-väga äge. Me saime korjata endale ise mingid huvitavaid ja eksootilisi mingid puuvilju. Selle asja nimi oli Malta ploom. Ja. Väga maitsev, võtsime kaasa. Me ei tea, mis me nendega veel edasi teeme. Siis saime apelsine, mingeid igast marju asju veel. Me isegi ei tea poolt asjade nimesid, me lihtsalt proovisime, me ei võtti proovida igast asju. Me ei ole kindlad, et need söödavad olid, aga siiamaani kõik hästi. ja siis veel oli lõunasöök hinnas, et 28 € vist äkki maksis kogu tuur kokku, me olime 7 tundi ära. Lõunasöök oli hinnas mingis kohalikus söögikohas rohkem mingi riis ja grillitud kana ja ühesõnaga täiesti seda raha ma ütleks väärt. Ja Defenderiga oli lahe sõita. Ja lihtsalt, et seda koske nii-öelda, seda, mida pärast me tegelikult lõpuks läksime sinna, siis seda ikkagi kokkuvõttes ei näinud, aga väga tore päev väljaspool Alaaniat ikkagi oli. Ja, nüüd lähme siis käime linna peal, meil on viimane õhtu, homme õhtul lendame minema ja lähme vaatame. Otsime midagi süüa veel, käime natuke, jalutame ringi. Homme on ka tegelikult veel põhimõtteliselt terve päev. Aga õhtune on viimane, nii et lähme otsime midagi süüa ja mõtleme, mis me edasi teeme. Kätte on jõudnud meie viimane päev siin Türgis. Kasutame tervet päeva täiesti tegusalt veel ära. Meid ootab praegu ees elu esimene hammami külastus siin samas hotellis. Et 1,5 tundi lihtsalt mingit spa kogemust. Lähme vaatame, mis endast kujutab. Käisime hammamis ära, türklased tehti nüüd puhtaks, lasti sauna, lasti aurusauna, tehti massaaži, ülimõnus, 25 € eest inimese kohta rohkem oskaks saada. Nüüd lähme vaatame linna peal ringi ja rohkem ega täna päeva polegi.
see lõuna nüüd siis veel Türgis. Boom, Dominos. Ja see on vist juba õhtusöök tegelikult meil. Kell on 4 hommikul, hakkame Nõo poole trippima, et Sander jõuab 8 tööle. Nii et saab põnev olema kogu see homne päev, aga reis oli iseenesest väga tore ja täiega võrdit. Räägime millalgi võib-olla pikemalt, aga võib-olla, et võib ka selle vlogi siin tegelikult kokku tõmmata. Näeme järgmisel reisil. Lähme tripime.